Tervist, mina olen Marcel Unt ja mina teen siis lühiülevaate, milline olukord meil avaneb kaardistades siis hoone materjale. Eestis on hetkel käimas projekt nimega Life IPR Buildest ehk siis renoveerimismaraton. Projekti käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega, energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Projekt kestab 2028. aastani, projekti partnerid on kokku 18 ja projekti eestvedajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Minu seos projektiga on siis see, et mina teen enda Tallinna Tehnikaülikooli magistritööd Life Buildest projekti raames. Ja minu üks juhendaja on Hermel, keda ma siis täna esindan siin. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on siis ringmajanduse ärimudeli järgi tegutsevate ettevõtete esindusorganisatsioon. Liit loodi 1996. aastal MTÜ Eesti Jäätmekäitlejate Liiduna ning Hermeli eesmärk on kujundada ringmajanduse ja jäätmevaldkonna poliitikaid ning jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, laiemalt ka keskkonnateemadel kaasarääkija ja algataja. Tunnuslause on neil järgmine: ressursid nutikalt ringlusse. Siin on siis välja toodud Hermeli liikmed. Valimisse siis kaasasime 40 hoonet, millest 20 kuulus renoveerimisele ja 20 lammutamisele. Esmalt koostasime hoone nimekirja, mis võiks valimisse kuuluda, siis seejärel hankisime dokumentatsiooni ehitusregistrist, kohalikust omavalitsusest, arhiividest ning hoonete omanikelt. Siis kui meil olid dokumendid olemas, läksime hooneid üle vaatama, kus siis võrdlesime plaanilahendust tegeliku olukorraga objektil. Ja seejärel siis leidsime materjalide bilansi ning kõige viimaks siis leidsime materjalidele korduvkasutusvõimalusi. Uuringusse panustajad on siis Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Kunstiakadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool. Uuringu tulemustest on pisut vara veel rääkida, kuna uuringu ja algtöö kirjutamisega ma alles tegelen, aga meil on valim olnud väga muutlik. Teatud ajahetkel on olnud valimisel 50 hoone, mis siis teatud aja jooksul osad hooned langevad valimist välja ning osad tekivad juurde sinna. Külastatud on 35 hoonet, millest siis 5 hoonet on olnud tüüpsed ja 1 hoone langes valimist välja, seega on meil 29 hoonet, millest siis 22 hoonet on lammutatavad ja 7 on siis rekonstrueeritavad. Ja lähiajal on plaanis külastada Lõuna-Eestis veel 10 hoonet. Hooneid oleme leidnud kohaliku omavalitsuse projektiga seotud inimeste ning hangete registri abiga. Siis läheme objektide juurde, mida oleme külastanud. Tegemist on siis väga väärika hoonega, mis siis on nii, et tänaseks on Urmas Sõõru võtnud selle enda südameasjaks, et hoone puhastada negatiivsest energiast ja puhuda hoone uus elu sisse. Siis keskmisel fotol näemegi, et hoones on lammutatud suurel hulgal ütleme siis selliseid ütleme siis väärtuslikke muinsuskaitse kontekstis mitteväärtuslikke pärindeid, näiteks siseseinte näol ja sisehoovides siis jalutuspoksid, mis on olnud üldse ebaseaduslikud ehitised. Ning neid telliseid on siis edaspidi võimalik kasutada hoone renoveerimisel. Ja siis parempoolne foto on siis pilt sellest, milline on Patarei vanglas taastatud põrandalaudis ning sellisena siis soovitakse kogu nii suures alas see põrandalaudis säilitada, kui vähegi võimalik. Järgmine objekt on siis Kalev 5 Kiviõli, antud hoone arendaja. Antud hoone on tegelikult 2010. aastast seisnud tühjana ning
seetõttu on ta ka hooletusse jäetud ja on tekkinud kahjustusi, kuid tänaseks on arendaja võtnud endale eesmärgi luua sellest hoonest esimene ligi nullenergia korterielamu Ida-Virumaal. 2021. aasta suvel hoone puhastati ning nüüd on siis võimalik alustada hoones ehitus- või parendustöödega. Hoone juurde on toodud uus elektriliitumiskilp, hoones 20 meetri kaugusel asub uus soojustrass ning hoone katus on tehtud siis veekindlaks ja sealt on juhitud sadevesi mööda ajutisi torustikke maapinnani. 6.1 Haapsalu, tegemist on siis Haapsalu endise gümnaasiumiga, mis on siis amortiseerunud ja kasutuste väljas. Selliseid hooneid siis koolimajade, lasteaedade ja büroohoonete näol tekib meie lähedal juurde ja kuna antud hoone on siis 60. aastatel ehitatud, siis sellel ajal ei peetud silmas ka hetkel kehtivaid energiatõhususnõudeid ning hoone küttekulud on väga kõrged. Antud hoone sai ka kannatada oktoobrikuus aset leidnud Haapsalu tormis, mille kui kõrvalmaja katuselt revenes lahti, siis katuseplekk ja endas vastu koolimaja aknad. Paremal fotol on võib-olla näha ka klaasikilde põrandad. Siis üle Eesti on meil väga palju erinevaid otstarbega militaarhooneid ja rajatisi. Üldjuhul on need hooned ja rajatised siis rajatud raudkartoonist, teelistest ja terasest, mida on meil võimalik uuesti ringlusse suunata. Lihula 4, lasteaia 4 Lihula, tegemist on siis väga kurva saatusega hoonega, millel 2000, jään vastuse õlgu täpselt, mis aastas oli, aga ühesõnaga kevadtorm rebis hoone katuse ja hoones elas toona 19 inimest ning elanikud ei leidnud vahendeid, et kortermaja katus siis renoveerida ja kortermaja küljati. Täna kasutab Lihula päästekomando hoonet õppehoonena senikaua, kuni hoone sammutatakse, aga hoone on saanud väga suuri kahjustusi, veekahjustusi, seetõttu, et katus pole ja selle tulemusel on meil väga väike protsent materjale võimalik uuesti kasutada. Luha 5 Kirbla, tegemist on siis kortermajaga, milles asus 18 korterit, 2 korterit olid sotsiaalkorter, 2 eraomandis ning ülejäänud 12 korterit olid samuti munitsipaalkorterid. Korterisse tungisid sisse, ütleme siis, kui korter oli nagu maha jäetud, siis 2 korteris veel elati ning 4-toalisesse sotsiaalkorterisse tungisid sisse oletud pidutsejad, kes siis, kelle tulemusel siis kortermaja sai osaliselt tules kahjustusi. Kortermaja oli täis igasuguseid mööblit, nõusid, riideid, nagu pildilt on näha, samuti liidus hoones gaasipalloone ning isegi ka isiklikke dokumente, lugutunnistuste ja passi näol. Tööstus 19 Kohil, endine Kohil pabervabrik, tänaseks on 25 aastat seisnud tühjana. Nüüd on grupp inimesi võtnud endale eesmärgiks hoone siis taastada, et luua hoonesse selline kogukondlik, ütleme, et kus kogukond saab koos käia, et keraamikud, kunstiinimesed, loomeinimesed, ütleme nii. Ja antud hoone seisab samuti müriseid või siis, kuidas täpsemalt öelda, ütleme ohtlikke materjale erinevate vedelike näol. Siis siin kõige parempoolsel fotol näeme tulemustutist, mis on aja jooksul juba korrodeerunud ning see on samuti väga ohtlik, kui see hoones sees on ja inimesed ealisemad
tuul seal ringi käib. Siin keskmisel alumisel fotol näeme Koilal ütleme Tuhamäge, mis on siis tekkinud sellest, et katlas kasutati siis kütteks põlevkivi, mida kulus ööpäevas 120 tonni ja seda 59 aastat järjest ning selle tulemusel on nüüd pabervabriku ümbrus kaetud sellise Tuhamäega, et võib-olla äkki leiame ka lähitulevikus võimaluse, kuidas seda tuhka kasutada. Ning viimase objektina siis räägiksin Tähe 31A Valga hoonest. Tegemist on 1980. aastate lõpus püstitatud raudbetoonpaneelidest kortermajaga. Kortermaja on olnud tühi, seal ei ole sees elatud. Et siinkohal ma võib-olla mõtlen, pakuksin variandi, et antud hoone oleks ideaalne võimalus proovida meil neid elemente uuesti kasutada, näiteks kas bussijaama või paviljoni näol. Ja kokkuvõte, et üle poole Eesti hoonefondist on valminud nõukogude ajal, hinnanguliselt 80% praegustest hoonetest on kasutuses ka 30 aasta pärast ning hoone keskmiseks eluajaks peetakse 50–70 aastat ning see tähendab seda, et meid ootab ees suuremahuline rekonstrueerimine. Tänan kuulamast, kas on küsimusi? Klaus?